Nii et kui jooksvad tulemused piisavalt hästi liidu andmebaasidesse sisse jooksevad, siis katsun ka nende resultaatidega paralleelselt teid kursis hoida. Sporting paneb palli mängu ja hakkab vaikselt tagaliini kaudu tulema. Matson võtab ise ette ja kiirus tal on. Nüüd vasakult poolt võimalus ise minna. Keskelt peaks tugi ka järele tulema, kui üks hetk tahta pall sinna alla mängida. Minnakse ise peale löögile ka Matsoni poolt. Öeldakse, et mine peale löögile ka ja Eismann peabki nüüd tegema esimest korda reaalsema tõrje ühe käega. Mis oli igatahes nurgalöök paremalt poolt tuleb 6. minutil, seda toimetama asutakse. Sivia Castione suunas. Paha pead otsitakse ka, peaga pannaksegi pall vastu ja ongi pall esimest korda väravas. Pea pannakse pallile vastu ning 1-0 7. minutil on tõsiasi ja Pah järjekordse värava lööb ja tundub, et värava tähistusel on ka omaette lugu taga. Ilmselt paistab, et baasis hiljuti kihlunud on või igatahes kõik naiskonna mängijad seal põlvili laskumist ja sõrmusekarbi avamist teevad, nii et kui info või väravatähistus sellisel kujul tõele vastab, siis personaalsed õnnesoovid ka Pahale. Mängust vahele jäi ja täna ka kohe Kruusmann siin põhikoosseisus võimaluse saanud. Esimese hooga keegi pead vahele ei saa, aga Sportingu rünnaku võimalus jätkub. Kross paneb ühe puutega palli allapoole uuesti, Taut. Kombineeritakse siin Ansariga päris ohtlikult, see pall sinna taha posti suunas tuleb ühe puutega, paneb Rannasto jala vastu, aga ikkagi väravast mööda see pall hetkel kerib. Paa keskel pakub valgtuge ja selle palli ta jalgaga saab. Vasaku jalaga tuleb eemalt peale löök. Eismann tõrjub selle ja suudab ikkagi enne otsajoont mängus hoida. Valk vahele saab palli ettepoole klaaritud. Paa kiireid liigutusi teeb ja paremale poole käigu leiab. Õismets tuleb parema jalaga peale lööke, päris ohtlikult kerib see ka, aga kui need kokkuvõttes võib-olla võrreldes Sportingu palli valdamisega vähem on, siis nende 2-0 võiks olla isegi potentsiaalsem kui Sportingu viigivärav. Peale löök tuleb, Eismann on püüdmisel natukene ebakindel, aga selle siiski kätte saab. Ja tegelikult suhteliselt võrdselt on seda minekut olnud. Viimsi puhul lihtsalt on see kogu see asi kuidagi kliinilisem ja 1 kraadi võrra läbimõeldum. Et ikkagi peale lööke tuleb järjest, tuleb ohtlikult väravale, vaatame kuidas siit tuleb ohtlikult parema jalaga peale löök ja kohe ongi 2-0. 30. minutil asub Viimsi JK seda kohtumist 2-0 juhtima ning Matson saab kollektiivselt kaaslastega südamerahust tähistama asuda. Mõni puude sisse poole, kohe järjekordselt pilgu tõstmine, et väravale on tee valla ja anname kuuma ning sedapuhku juba mitte lihtsalt võrku, vaid täitsa lativõrkest ja Viimsil on tähistamiseks põhjust küll ja veel. Ning see kinnitab kohe seda järjekordselt seda juttu, et Viimsi tulekud on olnud kliinilisemad, on saadud paremini väravale peale lööke teha ja järjekordselt, no ei taha tal täna siiamaani vähemalt kuidagi tulla, 3. korda vähemalt juba 1-1 duellis selle palli ära kaotab ja Viimsi kohe omakorda käigu ettepoole. Otsib paremalt poolt, tuleb senderdus ka Sivia Castionele. Paa ei saa esimese hooga palli kätte, aga eemalt siiski peale löök tuleb. Õismets. Kenasti leitakse sinna ettepoole paremale käik. Senderdus tuleb ka nüüd Sivia Castione suunas, Paa pääseb peaga löögile ka, aga natukene siiski väravasse mööda läheb ja Senderdus teele tuleb ohtlikult, see pall seal on ja pääsetakse löögile ning pannaksegi 3. värav võrku ära. Viimsi JK lööb siit veel totaalse riietusruumi värava ka Saku Sportingule kaasa ja neil on tähistamiseks, nagu ennegi juba mainitud, sai totaalselt põhjust. 3-0 juba esimese poolaega ning siin tahetakse Saku Sporting ikkagi täielikult ära purustada. Kruusmann jookseb ka seltsi, kogu Viimsi naiskond saab rõõmsalt tähistada ning nüüd jäi esimese hooga muidugi märkamatuks seal kõigi mängijate olukorda joostes, et kes sellele pallile otsustava puute andis. Vaatame, kas selle nurgalt kordus annab selgema vastuse ja tundub, et murtakse ääre pealt kenasti keskele. Vasakule poole siit käika tuleb Rannasto. Taut tuleb, pakub sööduliine, aga Rannasto murab ise keskele paremale, aga tuleb peale löök ja väga ohtlikult sinna alla nurka lendab, aga Kruusmann on vahel ja pareerib palli kenasti. Ohtlikult tuleb pall Sivia Castionele lahti ka ja kas saadakse see väravasse siiski ta. Et kõik on nende enda kontrollida ja hetkel näiliselt paistab asi väga hästi kontrolli all olevat. Seinasööduga siin mängitakse Õismets väga hästi vabaks otsajoonevõrst, kas tuleb madalsööt allapoole ka, tuleb allapoole, kas pääsetakse löögile ja rammitakse see pall võrku. Ei ole Viimsi veel teisel poolel kordagi ohtlikult tulnud, aga nüüd tullakse esimest korda ja kohe pannakse 4. korda see võrk sahisema.
kodunaiskond Viimsi 4, Saku 0 ja paistab, et Matson on jälle see mängija, keda enim õnnitletakse ning kes selle tabamuse enda nimele kirjutab, kuigi pool sellest väravast läheb muidugi Trinity Õismetsa nimele, kes seal väga hästi seinasööduga esimese hooga paistab, et leidis siis Välba, seejärel murdis ise otsajoone juurde, sai Treiberg keskel sööduga kaasa otsib, aga hetkel ei jõua adressaadini. Rannasto. Paalsööt viiekasti joone peale, kas nüüd pääseb Sporting lõpuks löögile? Päästakse löögile, aga Kruusmann on endiselt vahele, tõrjub palli lati alt. Ohtlikult tuleb siia viiekasti joone peale palle ja taaskord lahti, aga Kruusmann hüppab vahele. Aga jah, olgu see siis ka ikkagi tagant järele ära mainitud. Nii et jah, Sportingul ei ole enam üldse vahetuse järel. Viimsi poole pealt endiselt vaatame, kas ja mis hetkel neid tuleb. Aga jah, tundub tõesti, et aedelt enam platsil ei ole. Parema jalaga tuleb peale löök, Kruusmann endiselt vahel ja teab, mis suur Mihkel neid ära kasutama. Viimsi on tulnud enam-vähem täpselt ühe korra ja olnud seeläbi ka efektiivne ning resultatiivne ja seda puhku on värav. Seal teisel pool ka ära löödud, teisel pool veel ka omakorda Madin, aga ei saa Saku ka sellest olukorrast kätte. 2 ja üleminutit ja natukene peale mängiti ning nüüd on näha ka suures pildis, kuidas see võit Viimsi mängijatele korda läheb. 0-4 kaotus Viimsi staadionil täna. Teie vaatevinklist ei olnud midagi liiga ilusat? Midagi liiga ilusat kindlasti ei olnud, et tulime ikkagi võitma. Kindlasti meil oli lihtsam seis kui Viimsil tegelikult, et neil oli suur pinge peal, et nüüd kindlustasid siis oma medali, aga lihtsalt täna ei tulnud nagu mitte midagi välja. No enne mängu räägis statistika omavalitsustes kohtumistes ka seda keelt, et teie olite saanud 12 võitu Viimsile, 1 mäng oli viiki mängitud. Kas see oli ka miski, mis võis natukene alateadvuses tegelikult mõjutada või kuidagi teistmoodi rolli mängida? Ma ei usu, et isiklikult küll selle peale kordagi ei mõelnud, et ma ei usu, et keegi teine ka. Esimesel poolel juba 3 väravat pidite enda võrgust välja korjama. Teisel poolel Viimsi tuli enam-vähem täpselt 1 korra, selle puhul olid ka efektiivsed ja said 4. tabamuse kätte. Te saite rohkem mängu sisse, aga ei tulnud midagi ülemäära ohtlikult. Mis teil vaheajutud üldse teises 3 tunniks olid? Ei no tegelikult oligi, et mitte midagi pole kaotada, et lähme teeme enda asja. Nagu tegelikult saime minu arust päris palju sinna värava alla lihtsalt. Ma mõtlen, et senderdusi saime, lööke saime tegelikult. Nagu ikka mitte midagi välja ei tule, siis 4-0 on tõsiasi, jah. No positiivses plaanis võttes individuaalselt see aeg meistriliigas on sul tulnud väga palju neid väravaid, oled suutnud terve aasta vältel resultatiivne olla. On see miski, mis tegelikult endale ka kokkuvõttes seda heaolu pakub? Kindlasti. Järgmine aeg veel rohkem? Jah. No viimane mäng ka teil veel jäänud, usutavasti tahate ju lõpetada ka ikkagi positiivse fooniga, näidata, et see siin oli puhas tööõnnetus ning sealt mängust endale 3 punkti tabelisse kirjutada. Kindlasti, jah. Viimsi kapteni Elisabeth Poltsenova ka siin meiega, tuju ilmselgelt võrreldes Rannastoga väga hea ja selleks on ka põhjust. 4-0 võit, ütle, mis selle tulemuse täna ja tõi? Tundub, et kõrvalt vaadates vähemalt, et kõik, mis läks platsil õigesti, võis minna õigesti, läks ka õigesti? Ma ütleks jah, et tegelikult see on koostöö, mida me tegime ja igaüks pingutas lõpuni, oli näha, ma arvan ka, nii et sellepärast oligi nii. No enne mängu just Rannastoga ka rääkisin, statistika kõneles seda keelt, et Saku oli põhimõtteliselt igas kohtumises teie vastu võitjana väljunud, 1 korra mängisite viiki, et kas see ka kuidagi teil alateadvuses kumas ja oli nagu teie jaoks ka see foon, et nüüd on viimane võimalus näidata, et soovime ka neist paremad olla või kuidas üldse kogu selle poolega lood olid? Kindlasti ja me iga mängu läksime Saku vastu mängima ja siis tahtsime võita või kas või punkti saada. Nii et jah, viimase mänguni tahtsime seda ja lõpuks saimegi. No ajaloo esimene medalikoht nüüd Viimsile, sellel aastal saite pronksi, nagu juba mainisin, tuju ka hea. Kui palju see üldse klubile, naiskonnale niimoodi sisemiselt tähistab, kuidas te seda võtate? No kindlasti me oleme kõik õnnelikud ja rõõmsad selle üle, et ma arvan, et tiim vääris seda ja me tahtsime seda, me saime seda, jah. No üks kohtumine siia hooaja lõppu veel jäänud, usutavasti seal ka mingit hinnalansust ei tee, et minna veel seda punkti saldot suurendama ja saada sealt ka positiivne foon hooaja lõppu. Kindlasti ja nüüd ei ole nii palju pingeid sees, nii et rahulikult võime minna mängida ja võita. Individuaalses plaanis ka oled juba mõelnud, mis uus hooaeg toob, kas Viimsiga võiks ka veel kõrgemaid tippe valutada või vaadata ise hoopis uusi väljakutseid, kui on selles osas veel mõtlemisruumi ees? No kindlasti mõtleme veel, aga kui tahame ikka teine koht ka saavutada järgmisel aastal, kui see võimalik on, aga vaatame, kuidas läheb. Nii et potentsiaalselt siis ka kapten Poltsenova Viimsiga jätkamas? Jah, kindlasti.